Taastav õigus on minu jaoks elustiil. Ma usun sellesse ja ma usun, et ta muudab maailma paremaks. Ta muudab Eesti paremaks. Taastav õigus minu jaoks tähendab seda, et konflikti olukorras kahel või enamal isikul, kellele vahel see konflikt on tekkinud, on võimalus kokku tulla ja rääkida ära oma lugu, andes teisele osapoolele selge arusaama, kuidas konflikt on tekkinud, kes on saanud sellest mõjutada ja millised on inimeste vajadused, et oleks võimalik elus edasi minna. Taastav õigus on minu jaoks mõtteviis ja hoiak. Minu jaoks taastav õigus on ühiskondliku toimetuleku poole pealt hästi oluline. Nii palju on üksteisest väärarusaame või mittemõistmist ja selle põhjal tulenevaid konflikte ja taastav õigus annab võimaluse nendest konfliktidest läbi tulla ja edasi koos elada. Võimalus näha tervikpilti, ehk siis, et näha kõikide osapoolte vaatenurka, kuulda kõikide lugusid ja leida kõigi jaoks parim lahendus. See on hea nipp saada aru, mis inimestega toimub, võimalus erapooletult suunata nad oma probleemide lahendamisele. Taastav õigus on minu jaoks võimalus rääkida oma lugu, rääkida oma mõtteid, tundeid, oma nägemust hinnanguvabalt. Ma tulin vabatahtlikuks sellepärast, et tahan ühiskonnale midagi tagasi anda ja ühtlasi õpin ka ise, kuidas paremini endaga hakkama saada ja kuidas teistega paremini hakkama saada. Toob natukene rohkem rahu maa peale. Väga palju. Ma olen kohtunud suurepäraste inimestega ja ma tean, et nad jäävad ka alles peale koolitust, et me kohtume veel. Need inimesed mõtlevad minuga sarnaselt ja mul on nagu hästi tore üllatus, et selliseid inimesi on tegelikult hästi palju. Ta annab mulle hästi suure kogemuse pagasi. Ta on andnud siiamaale koolituse raames hästi palju huvitavaid inimesi, häid tutvusi, head võimalust. Oskus kuulata teisi, tolerantsust, avatud mõtteviisi, häid tuttavaid ja kindlasti oskust konfliktidesse suhtuda üldse. Aidata inimesi, võimalust jagada seda mõtteviisi ja annab uusi teadmisi ja uusi tutvusi. See on hea võimalus teha midagi head, muuta maailm paremaks paigaks. Sellepärast, et selline taastavõiguse vabatahtlikuks olemine annab võimaluse aidata. Nagu öeldakse, et kord vabatahtlik, alati vabatahtlik, et siis see on selline teadlikult valitud väljund midagi ära teha ilma otseselt tasu saamata selle eest, aga samas tegelikult enesetundes tasub see nagu väga-väga ära. Sellelt koolituselt olen õppinud seda, et kõigil on meil oma lugu ja me tahame olla kuuldud ja üldsegi seda, kuidas kuulata teisi ja nende lugusid ilma hinnanguid andmata. Sellelt koolituselt põhiline selline uudsus või on natuke nagu selline eluviisi õppimine, et mitte eeldada, et keegi on halb, mitte eeldada, et mis on juhtunud, vaid just sellist rahulikku, kannatlikku ärakuulamist ja teisest inimesest nagu arusaamist, et seda on sellel koolitusel palju juurde tulnud. See taastava õiguse protsessi lihtsus ja selle mõju
on nii kuidagi kergesti tajutav, aga raskesti seletatav. Ja läbi selle ma olen õppinud ennast paremini vaatlema ja teisi paremini kuulama. Ma olen koolituselt õppinud väga paljusid asju. Võib-olla üks suurepärasemaid oskuseid on, mis siin on nagu süvenenud, on kuulamisoskus. Et kuidas kuulata inimest, et tänapäeval seda nagu väga palju ei ole. Ja seda on siin saanud harjutada palju. Ja ma olen seda ka oma eraelus kasutanud palju. Kuulamisoskus on see asi. Õpitud oskused on muutnud mind rahulikumaks. Et ma üritan rohkem kuulata teisi ja samal ajal mitte pressida oma hinnanguid, vaid lasta inimese rääkida. Väga tähtis on inimestel see, et need saaks ära kuulatud ja et igal inimesel on vajadus rääkida ära oma lugu. See on nii, et ära karda midagi. Usalda protsessi, toeta oma kaaslast, toeta kolleegi ja niimoodi oled sa ise ka hoitud. Siin õpitud oskused on minule kasu toonud näiteks lastevaheliste konfliktide lahendamises. Nemad on saanud rääkida oma loo, nende tunded ja mõtted on kuulatud ja peres on parem sisekliima. Me hakkasime koolitusega pihta kuskil veebruaris ja juba ma olen näinud, kuidas ma oma töökeskkonnas saan paremini inimesi kuulata ja läbi selle ma saan aru ka, mis nende tegelikud vajadused on ja oskan ise paremini käituda konfliktsetes olukordades. Enam ma ei pelga väga palju uusi asju lahendama võtta ja mul on rohkem kindlust. Ma usaldan iseennast, usaldan taastava õiguse mudelit. See on hea töövahend ja mulle meeldib see. Siin koolitusel õpitud oskused on kindlasti kasulikud ka sellises igapäevaelus, sest eks meil selliseid konflikte ja konfliktikesi tuleb iseenda elus ju ka ette. Ja selline teadlik oskus neid lahendada, teadlik oskus mõelda selle peale, et mida teine inimene mõtleb või tunneb või mida ta vajab ja mitte eeldada, et ta vajab sama asja, mida mina vajan või tal on see mingisugune tunne samasugune, nagu minul on selles suhtes. Et siis seda saab kõike tegelikult igapäevaelus ja enda suhete parandamised ära kasutada. Olen õppinud selle aja jooksul ennast rohkem usaldama, olla aus oma tunnete mõtete suhtes ja oskust kuulata teisi. Täna ma oskan juba näha, et kuidas ise konfliktiolukorda ennetada ja kui see konflikt tuleb, siis kuidas seda rahumeelselt lahendada. Kõik need oskused, mis siin nagu oleme õppinud, tulevad elus nagu kasuks, sest et need panevad sind uskuma inimeste headusesse, et iga teo taga peab olema mingi põhjus. Ma soovitan tulla taastava õiguse vabatahtlikuks kõigile, kes soovivad maailma näha mingist teisest vaatenurgast, võib-olla millest neil veel aimugi ei ole. Ja kellel on vaba aega tegeleda põneva uue teadmisega ja sellega ka abiks olla oma kogukonnale ja üldse ühiskonnale. Taastava õiguse vabatahtlikuks võib iga inimene tulla. Et ei ole vahet ei sool, nahavärvil ega vanusel. Ja juba sellepärast, et endaga saab parema kontakti ja saab midagi head teiste jaoks ära ka teha, see on väga hea tunne südames. Soovitan tulla paljudele
see sobib inimestele, kes on uudishimulikud, tunnevad selle asja vastu huvi, kes usuvad sellesse ja kes tahavad midagi muuta. Taastava õiguse vabatahtlikuks võivad tulla kõik, olenemata vanusest, soost, et kõik on teretulnud. Mina soovitaks tulla kõigil, kellel on siiras soov aidata. Siiras soov mõista teist inimest ja kuidas inimesed toimivad üldse ja tegelikult aidata ka tervet ühiskonda, sest paljud konfliktid saab ära lahendada palju pehmemas ja meeldivamas keskkonnas. Ehk siis, et kui sinus on see tunne, et tahaks midagi ära teha, mitte ainult vinguda, et kõik on halvasti, siis see ongi täpselt see õige koht. Mina soovitaksin taastava õiguse vabatahtlikuks tulla nendel inimestel, kellel on soov teha head, olla inimeste jaoks olemas ja muuta maailma parimaks paigaks. Soovitan igaühele. See on ausõna, see on parim asi, mis minuga on praegu siiamaale juhtunud.